proovin mingi video teha. Plaan on siis selline, et ajame hetkel kabrio eest ära. Ja kui kabri on eest ära aetud, siis on tegelikult selline lugu, et ma olen vahepeal kätte saanud Touringu. Ja Touring käis värvimises ja Touring on esimene auto mul, mida ma üldse vist värvin. Või noh, nagu enda auto. Wow. Et on esimene enda auto, mida ma üldse vist olen värvid ja lasknud, see maksis väga palju. Ja Touring värvis ära siis Siim-Elbaus. Praegu võib-olla tundub siuke funny, sest tegelikult tulevad uued esitiivad. Uus uks, uus peegel, kapott on värvitud. Siit on värvitud kõik. Taga tõmbus roost ära, tiivakaared puhtaks. Siin olid roostetööpid, tagaluuk tuleb tutikas. Ajame selle garaaži. On ikka üleni pasane. Olid Siimuga omad kokkulepped, siis ütlesin, et ära näe vaeva mingi koristamisega. Ma ise koristan. Et plaan on siis selline Touringuga, et tahaks ta siin nädala jooksul valmis saada ja siis tahaks tast mingi ägeda video teha linna vahel. Mingi siukse vähe coolima, sest plaan on müüki panna Touringi ja osta midagi muud ja müügist rääkides on tegelikult müüdud ka sedaan, mida te nägite 2 aastat talvevideotes. Plaan oli ta teha turbakaks, aga kuna mootori ehitus võttis nii suure pöörde, siis ma hakkan ehitama mingi 900 hepa sisuga mootorit. No, et kannatab, et auglusset pauku nii palju kindlasti ei tule, aga sisu tuleb, et siis ma mõtlesin, ma seda nagu kallist mootorit ei taha panna mingi koleda roostaskere peale. Ja siis ma müüsin ta maha. Tuli mingi noormees, ostis ta ära. Mulle väga meeldis. Uued jupid on siin. Esitiivad. Juhi uks siin. Nobe. Ja tagaluuk, tutikas, et eks ma alustan kergematest asjadest, ma vahetasin ära, ma arvan, tiivad, siis saab siin logarid ilusti kinni panna, ma pean tööriista komplekti tooma. Tungraud on olemas ja neerupleki vahetame ära, uued neerud, esituled vahetame ära, tulevad teised esituled, juhi tiib, uks kokku, see peab tulema prillikas, ei ole teist võimalust. No nii. Väike päevane trip, lähme teeme mõned müügipildid, ma ei tohi alt filmida. Sealt, ukse pealt! Ma hakkan video maiseks jälle. Ei ära hakka. Miks? Võõras pilla? Ei tohi, vaba kill. Ei ole, ei ole pilla. Ja ta on ise reisidest ja pildid ära. Ei, tore! Ta läks reisidest, mõne pildid ära. Võta Kristo sõida RS7-ga. Lähme tankima. Jah, kuradi klaasipõsu ma mõstan ka. Lähme Olereksi siis sinna Ameeriku serverisse. Ai, kohe tuleb test drive. Mõnus lasta siuksega. Ei, no ei, ikka hea. Parem kui 36, noh. Seda. Maurasid. Võib-olla ma... Päris mõnus raisk. See on RS-iga ei ole kergena. Kütte tuli ikka põleb. Kristo paneb kohe veel Olereksi. Olereks, noh ma ei tea, kui hea Olereksi kütte on, aga ta paneb seda. Ei, Tim, varsti müügis 40 kilo, 400 kilovatti 1000 Newtonit. Ostke ära see pill. Teeme mõned pildid ja lähme edasi. No nii, pildid tehtud, nüüd on aeg minna meie kõige suurema sponsori juurde, 360 auto. Ja 360 auto ja lähme sinna, aga millest ma tegelikult rääkida tahtsin on see, et jah, et nagu ma enne ütlesin, sedaan on müüdud ja põhimõtteliselt läks ta siis 3000 euroga minema. Jäid sisse kõik hüdrokad, roolid, kempid, diffrid, LED-paarid, elektriventilaatorid, joogid, topsihoidjad, kõik amordid, Max-Speedingu tutikad amordid, mis alla jätsin, panin, jäid alla. Ja plaan oli tuua endale siis veits raha koguda ja uuem auto tuua. Aga nüüd juhtus siis nii, et lasin Touringu ära värvida. Siim värvis Touringu ära, siin oleks ka hea kõpp. Ja siis ostsin endale E46
niimoodi, et laupäeva öösel kell 5 tõmbasin silmad lahti, panin soov.ee, vaatasin, 316 Otepääl läheb kaubaks. Kirjutasin sõnumi, et kui üles ärkad, siis helista, ma ostan auto ära. Ja ostsin ära, sain Anti Kevail treileri, käisin järel kuskil Otepää metsade vahel ja viisin rõhule MZ autosse, kuhugi ma lähme, et lähme võtamegi 360 autost mõned jupid, mis on vaja vahetada, et ta tööle ja toimima saaks. Ja siis MZ auto teeb talle ülevaatuseelse kontrolli. No nii, jõudsime siia 360 auto office'isse. Lähme vaatame, mis siin toimub. Oliver Tuier on alles kodus ja Marina valmistub teda ümber sõrmega. Ma siin 360 auto office'is ja töö käib. No nii, sain ka asjad kätte ja lähme viime nüüd rõhule ära. Aga jeppadi jepp, vaatame. Uue loo ajal kiirenduses ka suured plaanid. Keitu tahab ikka seda 10.83 üle sõita, mis on Eesti kiirem esiveolise rekord, et teeme boost by speed. Joosepi abiga väike triggerwheel taha trummi külge ja Bemmi nukaandur seda lugema, et ja siis ajus meeletud tunnid dünos ja testides, et saaks kiirused ja õiged boostid paika ja boost close loop'i, et kuna me see aasta reaalselt ei remontinud mitte midagi, peale igat võistlust läks auto garaaži, enne igat võistlust paar päeva panime korra käima, kontrollisime õlid ja veermiku üle ja läks treileri peale ja võistlusele, et me ei ole vahetanud selle hooaja jooksul õli. Me ainult kalla ja talla pille, et selles suhtes on väga vinge auto, et sul on seal 2.0-st tõmmatud mingi 600 heppa, 2 parri käib pähe, terve hooaeg kiirendussõita, burnoutid, jutud, vinged. Siin tean, et Carsonid remontisid päris korralikult ja kes lasi iga võistlus laiali, et meil, mis juhtus, oligi see, et meil läks pool telg Hedra-Natsil, aga selle ma vahetasin suht ruttu ära huvikaaslaste abiga seal veits ripet-näpet, et vaadake seda pilli, noh. See ongi see pill. See rets Winter Peter. Look at this beautiful car. Look at this. No rust. Nothing. New lights. Valge suunaga tuld oleks vaja. Väikene esimene proovisõit tehtud. Vahetasin ära selle lõdviku, sest see oli siit katki. Aga tundub, et ta on ikkagi termostaat vist perses, sest alumine lõdvik on nagu täiesti jääkülm. Ja siit ka, ehk siis siit ei tule termostaat lahti, ei saa õhku kätte ja lähebki keema. Aga muidu sõidab, timm-tamm. No nii, ongi rõhul käidud. Põhimõtteliselt siis vahetasin lõdviku ära 46-l ja käisin proovisõidul 1.6 suht mannetu, üle 106 ja pidanud üle 90. MZ auto vahetab ära termostaadi, sest alumine lõdvik täitsa külm ja kui termostaat on vahetatud, siis teevad uue proovisõidu ja kui siis ikka keema läheb, see on kaane tihend. Ja kui kaane tihend on, siis tuleb mõelda, mis teha. No nii, õhtu käes, siin vahepeal noktsend. Uued tiivad, uus neeruplekk. Siia poole meil logari külge, ilusti uute vastustega. Samamoodi krumid, särgid. Jau. Ja nüüd lähme DRF-i rahvaga saame kokku. Lähme DRF-i rahvaga ajame veits juttu. On esimese vlogipäeva esimene õhtu ja kes meil on? Svaink korda. Hello! Tere! Uue pilliga. Q7 või kuidas öeldakse saksa keeles? Rendi auto. Olen Paid-Stopis ja väike õhtune DRF-i juhatuse koosolek. Aga ei, tiksume ja Gabriaga siin ja Sipuga ja Krisiga ja Ketuga seal, näed seal. Politsei seal taga. Politsei on seal ja panin täna tuuringu kokku veits. Oota, sa oled sul garaaži all siis või? Kotus. No seal, okei. No kes ära ostis? Jõu. Suvikas ostis. No ma ütlesin sulle eile ju. Suvi, ei no tead oli koos pendlega, tulid järgi. Jussik ütles, et ta peab kruusarehi alla ja peab põllul peeneks. Õige. Tere hommikust. Teine päev. Eile filmisin ja tegin tööd. Töö on tehtud ja nüüd ajame tuuringu sisse sooja. Päris hea näeb välja või? Hopsti. Käima läheb.
on täna siuke, et tahan tuuringu garaaži. Kuna mul on vaba päev, siis lasen tuuringul ära kuivada. Kui ta on ära kuivanud kunagi, üks päeva hakkan teda siis jälle tuunima, et juhi uks oma ära vahetada ja tagaluuk, poll, salong, kõik peab puhtaks teha. Uued väljad ostsin tuuringule, need tulevad müügiks Style'i 32 alla ja need polad jäävad siis endale. Nendega fitment suht mõnus. Aga jaa, et praegu siis lugu siukene. Koristan siin veits veel ja siis lähmegi juba edasi. Näitan kuhu. No nii, meil on vlogi nädala 3. päev. Oleme Aaldru ringrajal. Tulin siia tööd tegema ja täna on open track. Meil on igast vingeid pille. Veits filmime. Mingid klippe, Dark 5. Aga jaa, siia tööd tegema ja open track on alati lahe, et Porsche ringil siis, mitte Audro ringil. Vaatame, mida siin pakutakse. 135, lihtsalt mingi kompakt, päramootoriga Nissan, Toyota, Porsche, Golf R. See on ise ka YouTuber vahepeal. Ta ei pane tähele, et temast räägitakse. Evo. 36. Õige pill. Feista. Ai, sama sisu, mis mul on. E90. Preface. Iskaarega, lätlased. Päris cool. Väga ilusti ehitatud, uksepolstrid, kõik on tehtud. Cupra R, Volvo S60. No nii, esimesed sõidud hakkavad siin paari minuti pärast või juba sõidavad või? Ei sõida veel vist või? Veel ei sõida. Lähme vaatame siia Towerisse. See on Raja peakohtunik on siin või? Stardikohtunik on meil siin boksis ja tal on hea ülevaade siin stardijoonele. Teen vlogi, mõtlesime hakkab vlogeriks. Ja nüüd te saate kuulsaks kõik. No võt. Paame kella haigeks. Ei Roni, näed, kell on 50. Oh, õige kell sai ja super noh. Kuule, lähme sinna üles Towerisse ka pärast. Korraks. Ma arvan, et sinna pole nagu... Täna ei toimi midagi või? Täna saab kõik alt ära tehtud. Pole võist starta ega midagi. See on Auto24 ringi teine boss peale Andrest. Meil täna pole mõtet sinna üles minna. Kõik saab alt ära tehtud. Tais, täna teeme alt. Käes. Laupäev sai siis käidud open trackil, siis oli pühapäev, eile oli esmaspäev, tegin tuuringut, sai siin juhi uks kokku kõik ilusti, aknatõstukiga hullult palju oli ebla, et lõpuks saigi pandud uus aknatõstuk, aken tuli üles välja ära ja nii kui alla hakkas laskma käis plaksust, viskas nuppudest välja ja kukkus alla. Tagaluugi mahetasin ära, juhtmestik kõik sai siis uuesti veetud. Arvasin, et on raskem, aga tegelikult ei olnudki väga hull, et põhimõtteliselt võtsid siit järjest kõik lahti, tõmbasid siit august välja, pärast ajasin traadi siis läbi, tõmbasin juhtme otsa välja ja siis sai edasi majandama hakata. Klaas. Täna viisin vana luugi klaasi siis Limitexis võtavad vana klaasi maha ja kuna siin on tehase toon ja ei ole mitte kile, tagaluuki kindlasti samasuguseks, siis läheb vana klaas tagasi. Ja sugalt sain keemimasina. Täna siis hakkame siin salongiga majandama. No joo, klapid peas ja teen siin tööd. Hakkan siis tagaistet. Tegemist on boa sisuga, suht haruldane mingis mõttes E36. Jõudsin istmetega lõpuni, panin harjaga jälle, võtsin tugevama harja põranda jaoks ja siin on korralik uputus ja tõmbage masinaga uusteks selle värgi, et oba!
päeva möödas, olen siin tuuringu kallal nokkinud, aga ei ole aega filmida olnud. Võtsin praegu reelingud ära, pesen siit puhtaks, siis saab ilusti terve katus ära pollida. Aga tagaklaas on küljes, kojamehed ja liidi tegin ja ega ei olegi, kõik on polliks valmis, põhimõtteliselt ära vaja teipida ja proovin täna õhtuks valmis saada ja keraamika peale, et tahaks nädalavahetusel minna nautima. Siin on mingi hajutus, aga viskan teibid ümber, et tihedat ära ei rikuks ja hakkame väljaspoolt tegema. Money on my head, but I don't give a fuck. Back it up. Last man didn't know when he got shot. I ain't got time for fuck. 3 young steady was riding along. CCH was breaking the off, breaking the off. He got run over with his guns. Big man quiet down like the cons. They see death when I step where I'm from. Maggie, Reese, I just got a call from Dave. He text Buju, we don't want no grade, man. Tuck their teams on my dark in the green. Can't see nada. Couldn't see him, but I call his brother. He ain't dogs. They view my others. Mothers, I don't want her shit. Everybody must be sideways. Everybody must duck 5 man, 2 generators in a truck. Money on my head, but I don't know what's up. Everybody must be sideways. Everybody must duck 5 man, 2 generators in a truck. Money on my head, but I don't give a fuck. 5 man, 2 generators in a truck. I get generated to my bank. Came with a car, must have felt like tank. Must have felt like dang, dang. Head just back to the stomach. Wish my man, but he could've got better. I was in the heat from the floor with my gun. Fan man, that he didn't get so done. Then I'm nice. I didn't cross that line, you can take it, it's fine. Run with the flow, didn't know that's mine. Took man's bitch and I weren't even trying.